Head aega! Tere tulemast InnovNationi. Mina olen teie saatejuht Lynn Blachmeier ja tänan, et liitusite. Aga mis oleks, kui sinu kohv ja isegi sinu toidu koostisosad oleksid kasvatatud laboris? Iisraeli ettevõtted kasutavad biotehnoloogiat ja tehisintellekti, et taas luua toitu molekulaarsel tasandil, viies tootmise farmidest laboritesse. Täna õhtul räägime biotehnoloogiast, aga kõigepealt uudiste pealkirjad. Kogu punase veini teadus, aga ilma veinita. BioHarvest Sciences arendab viinamarjade ühendeid ilma alkoholi, suhkru või põllumajanduseta. Iisraeli tugev seegel avaldab eksportijatele survet just siis, kui suured tehnoloogiaettevõtted koondavad tuhandeid töötajaid ja restruktureerivad end tehisintellekti ajastuks. Ja pärast raportit, milles süüdistati Metad näotuvastuse salajases lisamises oma nutiprillidele, on Mark Zuckerbergi ettevõte nüüd selle süsteemi kustutanud. Aga mis siis, kui põllumajanduse tulevik ei hõlma üldse põlde? Iisraeli biotehnoloogia ettevõte kasvatab väärtuslikke taimseid koostisosi bioreaktorites, eesmärgiga muuta seda, kuidas toodame tervise, toitumis ja isegi farmaatsiatooteid. Kasutades vaid murdosa maast ja veest, mida vajab traditsiooniline põllumajandus. Rohkem teavet annab mulle nüüd BioHarvesti tegevjuht Zaki Rehav. Zaki Rehav, aitäh, et täna minuga liitusite. Te kasvatate põhimõtteliselt taimede ühendeid. Kas kasvatate laboris ka endiselt taimi või keskendute ainult molekuli eraldamisele? Ei, me ei kasvata ühtegi taime. Me ei kasvata midagi. Me võtame algsed rakud, võtame need taimest ja me ei näe seda taime enam kunagi. Me kasvatame põhimõtteliselt ainult neid produktiivseid rakke, mis toodavad neid väärtuslikke ühendeid, mida me otsime. Me oleme see, millest Hippokrates umbes 2000 aastat tagasi rääkis. Las toit olla sinu ravim ja ravim sinu toit. Nii et meie tehisintellekti võimekus koos meie programmeeritava bioloogiaga võimaldab meil tõesti loodusest välja tuua kõige kasulikumad ühendid ning muuta need tõhusamaks, kättesaadavamaks ja ühtlasemaks. Jällegi ilma, et tasutaksime kas või kübetki maad või midagi sellist, ning kasutades vaid murdosa elektrist, veest või maast, mida tavaliselt vaja läheks. Kas sa saad mulle öelda, kui palju kulud vähenevad ja kui palju vett kasutatakse vähem? Kui suur on selle keskkonna mõju? See on umbes 2 suurusjärku. See on umbes 100 korda väiksem elektri, maa või vee vajadus sama koguse koostisosade tootmiseks. Nii et me võrdleme võrreldavaid asju. Me vaatame, kui palju viinamarju oleks mul vaja olnud, kui palju viinamarja istandusi, kui palju maad, kui palju vett ja kui palju elektrit. Võrreldes sama koguse koostisosade tootmisega on see umbes 100 korda väiksem. Kuidas te plaanite oma tootmist suurendada? Sest maailmas on ka teisi ettevõtteid, kes üritavad teha sama, mida teie. Aga kuidas on võimalik oma toodet nii suurendada, et kulud väheneksid ja see tegelikult edukaks muutuks? Me oleme välja töötanud oma enda platvormi, mis kasutab tehisintellekti, automatiseerimist, arvutinägemist ja programmeeritavat bioloogiat. Me kulutasime 15 aastat selle platvormi täiustamiseks ja sellepärast saame katta mitmeid tööstusharusid. Me oleme hinnas väga konkurentsivõimelised. Me ei ole seni näinud midagi sellises mahus, nagu meie toodame. See on mahumäng ja me loodame, et meie konkurendid jäävad meiega sammu pidama. Selleks ajaks, kui nad teevad seda, mida meie täna teeme, oleme meie juba edasi arenenud ja teeme asju suurusjärgu võrra paremini. Aga nagu ma juba ütlesin, me kasutame programmeeritavat bioloogiat, tehisintellekti ja arvutinägemist. Ja meil on tipprakubioloogid, kes töötavad ööd ja päevad täiustades seda, mida me teeme ning me keskendume ainult taimerakkudele. See on ka üks tugevusi, keskenduda ainult taimedele. Räägi mulle oma toodetest, sest nagu ma aru saan, keskendute te sellele viinamarja tervise toidulisandile. Mis see on? See on tegelikult üks ainus toode paljude toodete seast, mida me arendame. Meie tehnoloogia on platvormtehnoloogia, aga las ma keskendun korraks Viniale. Vinia on selle toote kaubanimi, see on selle toote ametlik nimi, mis on
suurepärane näide sellest, mida me nimetame täppistaimeks. See on punase viinamarja raku baasil loodud koostis. See on inspireeritud Prantsuse paradoksist muide, mis tähendab seda, et prantslased hoiavad head südame-veresoonkonna tervist. Hoolimata rikkalikust toidust on see kasu seotud punastes viinamarjades ja punases veinis leiduvate polüfenoolidega. Nii et mida me teeme on see, et me kasvatame tegelikult rakke, mis sisaldavad suures kontsentratsioonis neid polüfenoole. Üks neist on hästi tuntud kui resveratrool ja me suudame oma bioreaktorites seda võimendada. Sellepärast me saavutamegi selle mahu. Ja ühes kapslis, mis sisaldab 400 milligrammi seda pulbrit, on see võrdne 1000 viinamarjaga. Sa peadsid sööma 1000 viinamarja koos kogu selle suhkruga või jooma terve pudeli veini, et saada sama kogus, mis on ühes kapslis, mida sa iga päev võtad. Nii et see on see. Ja lisaks sellele tootele on meil ka teisi tooteid, mida me arendame erinevates valdkondades, mitte ainult toidulisandite vallas. Kas te plaanite tulevikus laieneda ka toiduvaldkonda või keskendute ainult tervise toidulisanditele? Ei, me tegeleme ka toiduga. Ma mõtlen, et me tegeleme nii toidu, farmaatsia kui ka lõhnaainetega. Meil on korraga käimas mitu projekti. Toidu jaoks on meil 2 magusainet, mida me teeme koostöös ühe suurima magusainete ettevõttega Tate & Lyle'iga. Nad asuvad Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides. Meil on 2 molekuli, mida me nende jaoks arendame. Me arendame ka lõhnaaine molekuli, mille turumaht on $15 miljardit aastas. Ja me arendame ka safraani molekuli, mis sobib nii toidule kui ka nutratseutilistele toodetele. Safran on üks koostisosi, mida kasutatakse kulinaarselt ja mis on üks kõige kallimaid. 90% sellest kasvatatakse Iraanis. Nii et selles küsimuses on ka geopoliitilisi aspekte. Nii et me oleme võimelised tootma safranit ja müüma seda nii toidulisandite turul kui ka toidusektoris. BioHarvesti tegevjuht Zaki Rehav, aitäh, et täna minuga liitusite. Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh. Nüüd jääme laborisse, sest siin idufirmade riigis toimub midagi põnevat šokolaadi ja kohvi maailmas. Globaalne soojenemine ja vihmametsade hävitamine on viinud kakao ja kohvijubade kasvatajad üle maailma raskesse olukorda. I24 Newsi ingliskeelne saatejuht ja korrespondent Emily Francis külastab 2 ettevõtet, kus töötatakse välja maitsvat ja kulutõhusat lahendust, mis samal ajal meie maitsemeeli ahvatleb. Kas soovite šokolaadi? Aitäh! Läheks inimest 10 maailmas armastab šokolaadi. Mu ema ütles alati, et elu on nagu šokolaadikarp. Sa ei tea kunagi, mida saad. Siiski. Kakao seisab silmitsi väljasuremisohuga. Aastaks 2050 on üle 50% kakaopõldudest kliimamuutuste tõttu tootmiseks kõlbmatud. Kuigi 5000 aasta vanule uba pärineb Amazonase vihmametsadest ja hõimud nimetasid seda jumalate toiduks, toodab tänapäeval Lääne-Aafrika umbes 80% maailma kakaost. Vihmametsad kuivavad muret tekitava kiirusega ning pikk ja väsitav transportimis- ja töötlemisteekond jätab tarbijad kibedaks. Probleem on selles, kuidas kakaot tänapäeval kasvatatakse. Paljud head ained lahendatakse kakao töötlemise käigus. See kaotab tõesti palju neist bioaktiivsetest ainetest. Innovatiivne Iisraeli idufirma Kokomoto püüab kakaoba taaselustada, samal ajal meie maitsemeeni võludes. Selle asemel, et kasvatada looduses kakaopuud 6 või 7 aastat ja lõpuks kasutada ainult uba, ütleme meie, et seda pole vaja teha. Me saame teha kohalikku tootmist. Saate panna kakaotaime ükskõik kuhu maailma, väljapoole ekvaatorit, väga lähedale juba tootvatele tehastele. Glulit on üks maailma suurimaid rakukultuuri platvorme. Me lihtsalt teame, kuidas rakke kasvatada. See on see, mis meile meeldib. Siin Haifas asuvas biotehnoloogia ettevõttes Pluri matkivad need bioreaktorid looduse keskkonnatingimusi. Ja see ongi umbes nii, et olgu, see on nagu loodusõpetuse tund. Me paneme rakud sellesse anumasse ja siis toimub tegelikult toitainete perfusioon. Toitained on see, mida rakud vajavad, et süüa. Nagu nisu puhul me toidame rakke selle spetsiaalse toitekeskkonnaga. Sama kehtib ka kohvi kohta. Kohv.
Coffee Shy on veel üks idufirma, kus see patenteeritud rakkude kasvatamise tehnoloogia jätkab sealt, kus loodus pooleli jääb. Meie protsess on jätkusuutlikkuse mõttes palju tõhusam võrreldes tavalise põllumajandusega, kus on vaja tohutul hulgal vett. Muide, iga espresso, mida sa jood, vajab 140 liitrit vett. Meie arendatav lahendus võimaldab toota kohvi viisil, mis välistab kõik need väljakutsed. Olemasolev pikk ja energiamahukas protsess kurnab ka meie rahakotte. See suurendas oluliselt kohvi üldist nõudlust. Ja pakkumise poolel on meil probleemid, mis muutuvad aina hullemaks. Nii et nõudlus kasvab, pakkumine väheneb. Kohv on tooraine, millega kaubeldakse börsil. Tegelikult on viimase 5 aasta jooksul näha tohutut hinnatõusu. Samuti suurt volatiilsust. Nüüd võivad meie tassid täituda iga 3 nädala tagant. Ühest süsteemist. Aastas suudame toota kohvi koguse, mis vastab enam kui 500 miljonile kohvitaimele. See on meie toode. See on rakupõhine, kuivatatud rakupõhine kohv. Mida te siin näete, see on omamoodi pulbriline vorm. Kohviröstid ja valmistamisviisid on maitseasi ning seda kinnitab meie hommikune tass kohvi. Jah, see lõhnab hästi, teistmoodi. Jah, see on magusam. Jah, Magusam lõhn. õige. Mu nina töötab. Mis veelgi olulisem, see aitab meie planeedi süsiniku jalajälge vähendada. Üks küsimustest, mida meilt on küsitud, on, kas teie tehnoloogia hakkab asendama tavapärased ja olemasolevad kohvifarmid, farmerid ja põllumajanduse? Ja vastus on kindel ei. Emily Francis seal. Nüüd, liikudes biotehnoloogiast Hollywoodist sotsiaalmeediasse, muudab uus põlvkond tehisintellekti tööriistus seda, kuidas visuaalseid lugusid luuakse. Sellised platvormid nagu Kadabra kasutavad generatiivset tehisintellekti, et muuta tekst kinematograafilisteks stseenideks, tõstatades küsimusi filmi tegemise tuleviku kohta. Rohkemaks teabeks on minuga nüüd liitunud Maital Sala. Sina oled Kadabra asutaja. Aitäh, et täna minuga liitusid. Koduvaatajatele, millega te täpselt tegelete? Tere, minu nimi on Maital Salah, olen pärit Iisraelist ja lõin Kadabra, mis on tehisintellekti platvorm, mis võimaldab kõigil luua vaid oma kujutlusvõime abil. Selle platvormi abil saavad nad muuta iga ettekujutuse päris ideoks. Nii et kõik saavad seda kasutada? Kõik saavad seda kasutada. See on loodud inimestele, kes tahavad ise tehisintellekti abil luua. See on platvorm, mis koondab kõik parimad tehisintellekti mudelid ühte kohta. Kas sul on mõni näide kasutajast, kes on loonud midagi, mis sulle eriti silma jäi? Jah, mul on üks looja, kes on alati tahtnud teha lastefilmi ja tal on kõik pildid oma peas olemas, aga ta ei suutnud seda üksi teostada. Nii et ta tegi selle koos Kadabraga. Nagu selles filmis näeme, kuidas karu ronib mööda akent üles. See on tõesti ilus 2-minutiline looming, mis on kõik loodud Kadabras. Kuidas sa siis autoriõigustega toime tuled? Ja mudelid tegelevad sellega. Meie lihtsalt pakume tööriistu ja inimesed teavad, mida oodata. Nad kirjutavad luuletusi, mis on tõesti täpsed ja nad ei kasuta midagi, mida ei tohiks kasutada. Filmitööstuse tulevik, selles pole kahtlust. Maital Salah, sina oled Kadabra asutaja. Suur tänu, et täna meiega olid. Suur aitäh! Iisraeli majandus jätkab ootuste trotsimist. Hoolimata peaaegu 2, tegelikult juba peaaegu 3 sõja-aastast ja kasvavast rahalisest survest paljudele leibkondadele, on see keel dollari suhtes tugevasti tõusnud, tekitades muret eksportijates ja isegi Iisraeli keskpank on sekkunud. See, mis näib olevat tugevuse märk, tekitab samas ka uusi väljakutseid. Iisraeli seekel on kiiresti tugevnemas. Viimastel kuudel on valuuta märgatavalt tugevnenud, mida toetab investorite usaldus ja Iisraeli majanduse vastupidavus hoolimata kuudepikkusest konfliktist.
See tugevus on muutunud nii märgatavaks, et Iisraeli keskpank sekkus hiljuti esimest korda aastate jooksul valuutaturgudele, ostes välisvaluutat, et aeglustada seekli tõusu. Kuid olulisem küsimus ei ole sekkumine ise. Majandus on nii tugev, kõrgtehnoloogia sektor on nii võimas, et see toimib väga hästi. See tugevus aitab toetada seeklit, kuid mitte kõik ei saa sellest kasu. Tugev valuuta tähendab, et eksportijad saavad iga välismaal teenitud dollari või euro eest vähem seekleid, mis vähendab kasumit ja muudab Iisraeli kaubad rahvusvahelistel turgudel kallimaks. Tootjad on hoiatanud, et kui see trend jätkub, võib see kahjustada konkurentsivõimet ja pidurdada majanduskasvu. Samal ajal tunnevad paljud Iisraeli leibkonnad endiselt sõjarahalisi tagajärgi. Hiljutised küsitlused näitavad, et umbes iga 3. iisraellane on näinud oma sissetuleku vähenemist, kuna pered peavad toime tulema suuremate kulutuste, ebakindluse ja konflikti jätkuva majandusliku mõjuga. Ja kuigi keskpank võib proovida mõjutada valuuta suunda, ütlevad mõned majandusteadlased, et lõppkokkuvõttes otsustavad siiski turujõud. Sa võid valuutaga lühiajaliselt mängida, pikas perspektiivis jäävad peale turud. Praegu annab tugev seekel märku usaldusest Iisraeli majanduse vastu. Küsimus on, kas see tugevus jätkab kasvu toetamist või muutub koormaks eksportijatele ja peredele, kes on juba surve all. Seekli tõus võib olla investorite usaldushääletus, kuid majandusteadlased ütlevad, et poliitikakujundajad peavad leidma hoolika tasakaalu selle usalduse säilitamise ja välismüügist sõltuvate ettevõtete kaitsmise vahel. Nii et tugev majandus, jah, aga just see sama tugev seegel tekitab ka survet Iisraeli tehnoloogiasektorile, kuna tuhanded töökohad kaovad ja ettevõtted kiirustavad kohanema tehisintellekti ajastuga. Nicole Zedek annab peada. Iisraeli tehnoloogiaettevõtted seisavad silmitsi uue koondamislainega, kuid see, mida me siin näeme, võib olla palju suurem kui see. Dramaatiline muutus selles, kuidas Iisraeli tehnoloogiasektor üles ehitatakse. Mõned riigi tuntumad ettevõtted vähendavad praegu oma tööjõudu ja restruktureerivad end tehisintellekti ümber. Peamine uudis siin on nüüd Wix. Ja, Iisraeli veebilehtede loomise hiiglane. Nad koondavad umbes 1000 töötajat. See on 20% nende ülemaailmsest tööjõust ettevõtte puhul, mis on tegutsenud juba 2 aastakümmet. Põhjuseid on 2. Ühelt poolt on see tegelikult tingitud tugevast seeklist. Kuna seekel tugevneb dollari suhtes, on Iisraelis baseeruvad palgad ja tegevuskulud tegelikult kallimad ettevõttele, mis teenib enamiku oma tuludest dollarites. Ja ta teiselt poolt ütles Wixi tegevjuht, et tehisintellekt sunnib ettevõtet muutuma kiiremaks, tõhusamaks ja vähem hierarhiliseks organisatsiooniks. Ja kuigi see võib olla üks viimase aja peamisi uudiseid, ei ole Wix ainus ettevõte, mis kannatab. Finantstehnoloogia ettevõte Rapid restruktureerib ja seab tehisintellekti oma tegevuse keskmesse ning väidetavalt valmistub ka Amdocs vähendama oma ülemaailmset tööjõudu 10% võrra. See võib mõjutada 3000 töötajat. 100 neist on siin Iisraelis. Kuid mitte ainult need suured korporatsioonid ei saa löögi osaliseks. Ka mõned väiksemad ja vähem tuntud organisatsioonid tunnevad praegu raskusi. Tegelikult AI21 Labs idufirma, mida tutvustati siin saates Innovation Nation, on uute teadete kohaselt valmistumas koondama 60% oma töötajatest, et keskenduda oma Maestro tehisintellekti agentide platvormile. Nüüd, mida me siin näeme, on laiem pilt. Need Iisraeli tehnoloogiaettevõtted on surve all 2 suunast. Ühelt poolt on siin seekli tugevnemine. Iisraeli tugev valuuta kahjustab eksportijaid ning paljud kulud on seeklites, samal ajal kui tulu tuleb dollarites. Ja teiselt poolt tehisintellekt. Need ettevõtted on surve all tõestada, et nad suudavad tehisintellekti kasutusele võtta, et vähendada oma tegevust ja tööjõudu. Nii et laiem pilt on siin see, et tehisintellekti revolutsioon võib juba tehnoloogiasektorit mõjutada ja me võime näha mõningaid neist olulistest muutustest. Küsimus on aga selles, kas need on vaid lühiajalised kulud või muudab Iisraeli tehnoloogiasektor tõepoolest seda, kuidas ta neid ettevõtteid seest poolt pikaajaliselt üles ehitab. See on midagi, mida peame jätkuvalt jälgima. Veel kaugemal on Ukraina lahinguväljast saanud mõne maailma kõige arenenuma droonitehnoloogia katsetuslaboriks. Nüüd, pärast seda, kui droon ületas Läti õhuruumi, otsib see Balti riik vastuseid just nendest sõjaaegsetest uuendustest.
Kuna droonidest on saanud üks kaasaegse sõjapidamise määravaid relvi, otsivad riigid üle Euroopa uusi viise oma õhuruumi kaitsmiseks. See muutus oli nähtav Lätis, kus Prantsuse hävituslennuk tulistas alla drooni, mis sisenes riigi õhuruumi Venemaalt. Ametnike sõnul ei ole aga kallite hävituslennukite ja rakettide kasutamine odavate droonide tõrjumiseks pikaajaline lahendus. See on väga ebamõistlik asi. See on väga ebamõistlik viis droonide allatulistamiseks kasutada sõjalennukit, arvestades rakettide ja kõigi nende lisakulude hinda, mis sellega kaasnevad. Väga hea on see, et meil on sellised võimed olemas ja me tõestame, et need võimed töötavad nii Eestis kui Lätis. Kuid edaspidi ei ole selline lahendus piisav. Seetõttu paneb Läti praegu rõhku droonilepingule. See on suur koostööleping Ukrainaga, mis on ainus riik maailmas, kes on praegu tõestanud, et suudab droone kõige täpsemalt ja tehniliselt võimekalt alla tulistada. See on Ukraina, mitte keegi teine. Ukraina sõda on kiirendanud odavamate ja tõhusamate droonitõrjetehnoloogiate arengut, alates elektroonilise sõjapidamise süsteemidest kuni spetsiaalsete droonipüüdjateni. Nüüd pälvivad need lahinguvälja uuendused tähelepanu kogu Euroopas, kus Läti otsib tihedamat koostööd Ukrainaga, kuna NATO liikmed kohanevad uue õhust lähtuva ohuajastuga. Drunite sissetung on viimane meeldetuletus sellest, et sõjavägede ees seisev väljakutse ei seisne enam ainult vaenulike droonide tuvastamises, vaid ka vajadus leida taskukohaseid viise nende peatamiseks. Nüüd aga mõned viiruslikud tehnoloogia uudised. Kas inimene, kellest tänaval möödud, võiks kohe teada, kes sa oled? Uus raport ütleb, et Meta lisas vaikselt näotuvastuskoodid oma nutiprillidega seotud tarkvarasse. Taas elustades muret tuleviku ees, kus tehisintellektil põhinev jälgimine saab igapäevaelu osaks. Rohkem teavet saamiseks on minuga nüüd liitunud I24 News korrespondent Jody Michanovich. Jody, aitäh, et täna minuga liitusid. Mida saad mulle rääkida sellest funktsioonist, mille Meta oma nutiprillidele lisas? Me praegu ei suuda see ilmselt veel eriti palju teha, sest Meta keeldus selle raporti kohta kommentaare andmast ja ilmselt kustutas selle funktsiooni vaikselt Meta AI rakendusest, mis juhib neid prille. Aga on üsna hirmutav mõelda, et tänaval kõndides võiksid sa potentsiaalselt inimesi tuvastada ja nende kohta reaalajas infot saada. See tekitab privaatsusekspertide seas üsna palju muret. Ma mõtlen, me oleme harjunud, et kaamerad on igal pool, aga mõte sellest, et keegi mööda kõndides võiks kohe teada, kes sa oled, on veidi muret tekitav. Ja asjaolu, et nad keelduvad selle kohta kommentaare andmast, on võib-olla isegi veelgi muret tekitavam. Noh, ja ka see, et aruanne just avaldati ja siis nad kustutasid selle kohe ära. Järgmisel päeval see on kadunud. Jah, see on umbes nagu tunnistaksid end süüdi. Jah. Aga kuidas nad siis seda tegid? Sest nad lihtsalt skaneerivad kogu sotsiaalmeedia läbi ja suudavad inimese sotsiaalmeedia profiilidel oleva näo järgi tuvastada. Jah, tundub, et see on midagi sellist. Aga ma arvan, et see on veel üsna kaugel. Kui nad plaanivad midagi sellist lisada, siis pole see miski, mille pärast me peaksime lähitulevikus muretsema. Hästi, ja Siri saab uuenduse. Mida me võime oodata? Jah, Apple korraldab peagi oma ülemaailmse arendajate konverentsi ja üks enim räägitud uuendusi puudutab Sirit. Siri, nagu me teame, tahab enamasti head, aga jah. See ei tee midagi. Ei, see pole eriti hea. Tegelikult olen ma selle täiesti välja lülitanud. Ma ei taha seda. See ei tööta kunagi. Ma ei taha seda. Jah. Nii et Apple on hakanud muutma Sirid assistendiks, kes suudab tegelikult rohkem aidata, mõista konteksti, täita ülesandeid ja integreeruda loomulikumalt erinevate rakenduste ja teenuste vahel. iPhone'is, iPad'is, Mac'is ja nii. Ja uus ümberkujundatud Siri hakkab tegelikult kasutama Google'i Gemini tehisintellekti, et muuta see kasutajasõbralikumaks ja panna see tõesti tööle, kui nii võib öelda. Samuti on teateid, et tuleb eraldiseisev Siri rakendus, mis on sarnane ChatGPT, Gemini enda ja Claude'iga. Nimekiri jätkub. Loodetavasti saab sellest isiklik tehisintellekti assistent, mida me kõik väga tahame. Ja lõpuks on trend, kus tehnoloogiaettevõtted kasutavad tehnoloogiat selleks, et meid tehnoloogiast eemale saada. Kuidas see töötab? Jah, ilmselt tahab Silicon Valley nüüd, et me oma telefonidest rohkem eemal oleksime.
On olemas üks idufirma nimega Board, mis on, nagu ma aru saan, mängulaud, mis saab muutuda sõltuvalt sellest, millist mängu sa tahad mängida. Ja see keskendub just päriselu mängudele ja sotsiaalsetele kogemustele ning üldiselt inimeste kokkutoomisele, mitte telefonis olemisele. Ja on veel üks asi, mis on üsna huvitav, mille nimi on Cyberdeck. Nii loovad inimesed nüüd arvuteid, mida nad tahaksid õues kasutada selle asemel, et toas olla. Ja need on nagu retroarvutid ja isetegemise projektid. Ja need julgustavad kasutajaid tegelikult õue minema, murule istuma ja arvutiga koos teiste inimestega aega veetma. Wow, kõik muutub tänapäeval nii keeruliseks. Nii et meil on tegelikult vaja tehnoloogiat, mis ütleks meile, et me peame õue minema. Aga seda tehnoloogiat teevad ja arendavad nad ise. Ei, alati on sellega seotud mingisugune raha. Ma olen alati arvanud, et jah, meid petetakse. Jah, just. Olgu, Jodi Nitšonovits, I24 Newsi korrespondent. Aitäh, et täna minuga olid. Aitäh. Ja see ongi kõik, milleks meil täna aega on. Mina olen teie saatejuht Linn Flachmeier. Vaadake meid taas järgmisel nädalal täiesti uues Kin Inno Nationi osas. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva teile, kus iganes tega poleks. Otse Tel Avivist.